Tere õhtust! Siin Rõuge. Eetris on Rõuge TV. Poleerige monitorid, tehke võileivad ja kutsuge kokku kogu pere. Kohe algab Rõuge TV uudiste otsesaade. Tere, head vaatajad! Mina olen Katri Kõva. Tere kõigile, mina olen Liivika Koovakene. On teisipäev, 15. jaanuar. 2013. aasta esimesed Rõuge TV uudised on otse-eetris. Head vaatamist! Täna saates stuudiomäng. Tavapäraselt küsime vaatajatelt ühe küsimuse. Rõuge valla poolt korraldatud kodukohakampaania kokkuvõte ja auhindade loosimine. Jõuluaeg Rõuges, mis toimus jõulude ajal kiriku juures. Kuidas saabus uus aasta Rõuge südames, raketid ja uue aasta soovid. Rõuges on libe, Rõuges saab uisutada, jääväljak on töösoe. Lähiaja sündmused ning muud teated ja uudised. Alustame stuudio küsimusega. Küsime, mitme kilomeetri kaugusele jääb Rõuge vallas Kiidil asub talvepark sinu kodu juurest. Soovime teada ligilähedast kilomeetrite arvu. Vastus postitage saate ajal Rõuge TV Facebooki lehele. Saate lõpus loosime kõige vastanute vahel välja suusamäepiletid 3-le, mille on välja pannud Kiidi talvepark. Auhinna saab kätte Rõuge noortekeskusest. Liivika, kas sina oled ka Kiidil käinud ja kuidas sulle seal meeldis? Muidugi ma olen Kiidil käinud ja muidugi mulle meeldis seal. Ja mulle meeldib eriti mäesuusatamine. Täpselt. Kuidas läks valla poolt korraldatud kodukohakampaania? Kohe kuuleme sellest lähemalt. Anname jutujärje üle Jaanusele. Tere kõigile! Eelmise aasta lõpus läks käima kodukohakampaania, mis kutsus vallas elavaid inimesi oma elukohta registreerima ja meelitas uusi elanikega valda. Selleks otstarbeks oli loodud ka mahukas koduleht, kus oli üksipulgi kirjas, mida vald pakub oma elanikele. Juures olid kenad fotod ja videod. Täna on aga kokkuvõtete tegemise aeg. Meil on hea võimalus küsida nüüd vallavanema käest, miks sellist kampaaniat vaja oli? Tere õhtust kõigile. Selle küsimusele vastata ma pean alustama agusihvalikult, et kui kõik ausalt ära rääkides, ma pean alustama täitsa algusest. Ehk siis sellest, mis on valla põhiülesanded. Valla põhiülesanneteks on koha peal siis hariduselu, sotsiaaltöö, noorsootöö ja nii edasi korraldamine ja ka erinevate teenuste pakkumine oma valla elanikele. Ja nende valdkondade korraldamine, areng ja teenuste pakkumine ei saa sündida tühja koha pealt, ehk siis selle jaoks on vaja raha. Osaliselt tuleb see raha meil riigi käest, sihtotstarbeliselt, aga ja ülejäänud osa tuleb leida vallal oma tulu. Ehk siis kas kirjutada projekte või teine võimalus ongi see, et suurem osa valla tulubaasist moodustab siis üksikisiku tulumaks ja riigi poolt antav veel lisatoetusfond. Ja need kaks tululiiki on seotud otseselt rahvaarvuga. Ehk siis siit koorubki välja see kampaania põhieesmärk. Valla rahvaarvu suurendamine, et pakkuda inimestele kvaliteetseid teenuseid. Ja siit sai ka valitud kampaania esimene sihtgrupp, et esimeseks kõige suuremaks sihtgrupiks olid need inimesed, kes reaalselt elavad koha peal, aga on sisse kirjutatud teistesse omavalitsustesse, ehk siis neile pakutavate teenuste raha läks teistesse omavalitsustesse. Ja teine sihtgrupp olid need inimesed või on need inimesed, kes on täna nagu valiku ees, et tahavad elukohta vahetada, kas siis linnast maale kolida või siis vahetada oma elukohta valdade piires, et siis neile anda ülevaade ja ka anda teada, et selline koht nagu Rõuge on olemas, kus siis on väga hea elada, kus on lapsel väga hea kodulähedane, ta on põhikool, noorsootöö toimib, samamoodi ka sotsiaaltöö väga hea, et neile inimestel nagu anda võib-olla sellist nagu viimast tõuget Rõugesse elama tulla. Ja loomulikult on ka oluline see, et valla positiivne maine, et ikkagi kui valla elanike arv tõuseb, siis see saadab ka väljapoole signaali, et tegemist on tugeva vallaga, kuhu inimesed tahavad elama tulla, ehk siis tekib lumepalli efekt. Järjest hakkab uusi inimesi juurde tulema.
Räägikski nüüd lähemalt nendest kampaania tulemustest, et kas oli kõik ootuspärane? Kui me selle kampaaniaga alustasime novembri alguses, siis üks eesmärke oli see, et valla elanike arv oleks stabiilne. Ehk siis valla elanike arv ei langeks. Kui me alustasime, siis elanike arv oli õrnas languses, aga nüüd kampaania lõpus, üllatus, ma arvan kõigi jaoks üllatus, et meie elanike arv suurenes 19 inimese võrra. Ja kui rääkida natukene numbritest, siis kokku tuli meile juurde uusi vallakodanikke 104 inimest, siit läks ära 85 inimest. Aga mis kõige rohkem rõõmu teeb, on see, et meil sündis juurde 25 uut vallakodanikku. Et ma arvan, et see number näitab seda, et meil elab vallas väga palju noori peresid ja noored pered loovad oma nii-öelda selles mõttes on nagu nende plaan on ikkagi siin edasi elada, oma lapsed suureks kasvatada. Ja ma arvan, et numbrite poolest selles mõttes hea kampaania oli, et ikkagi 19 inimest see maakonnas kõige rohkem inimesi tuli Rõuge valda juurde. Rõõm kuulda. Me oleme siin praegu laua juures, kus on auhinnad ootel. Et mis täna siis välja loosimisele lähevad? Et me täna loosime välja auhinnad 3 vanuskategoorias. Ehk siis 0–6 aastased uued vallakodanikud, et on siin Grete Rõõmu fotostuudio fotosessioon ja 1 aasta õppemaks Rõuge lasteaias, siis 7–26 on siis igavest vahva iPad, ma ei tea mitu kilobaiti või igal juhul väga vinge asi ja siis 27 ja vanemate vahel loosime välja sellise LCD teleri ja samuti igas auhinnagrupis on plokk Rõuge vett ja 5 Rõuge valla kalendrit. Tänud praeguseks, aga et näha kampaania loosimise tulemusi jääge meiega, sest loosimine toimub saate lõpus ja saade läheb kohe edasi ja annangi siin sõnajärje tagasi Katrile ja Liivikale. Nüüd heidame korraks pilgu möödunud aastasse ja vaatame videoklipi vahendusel, mida Rõuge kiriku juures jõuludel tehti ning mis mõtteid jagati. Mis täna siin kiriku värava juures toimub? Toimub traditsiooniline sooja joogi pakkumine kõikidele kirikulistele, et kuna ilm on väljas külm ja kirik ka külm, et kui inimesed on jumalateenistuse, siis et natukenegi pärast jumalateenistuse inimesi üles sulatada. Et see tee jagamine, ma arvan, on siin 6-7 aastat toimunud. Millised kogused täna siis kõhtudesse lähevad? Põhimõtteliselt ette valmistatud 40 liitrit sooja jooki, et loodame, et tuleb välja. Aga nüüd selle aastale mõeldes, mis jäi meelde, mida ootad uuelt aastast? Jäi meelde see, et Rõuge valla inimest muutuvad järjest tublimaks, toimetatakse järjest aktiivsemalt, suured asjad on käima lükatud, tee-ehitus ja perekonna poole pealt ka, et oli nagu hea aasta, tore aasta. Nii, aitäh ja Rõuge TV poolt soovime kõike head uueks aastaks. Aitäh teilegi, edu ja jaksu! Millise mõtetega saadame ära möödunud 2012. aasta? No, heade mõtetega ikka. Millega jäi see aasta meelde? No, laps sündis. Palju õnne! Aitäh! Jääb ikka pikaks ajaks meelde. Ja millised mõtted uueks aastaks? No, ikka head mõtted. Soojad. Ikka uuel aastal uue hooga. Tahaks veel reisida. Mulle meeldib reisida ja siis järgmisel aastal on paar suuremat reisiplaanis. Aga räägi, kus sa muidu hetkel nagu tegutsed, kus sind kõige rohkem kohata võib? No hetkel ma tegutsen Tallinnas, töötan Tallinna noortega, Lasnamäe noortekeskuses. Ja kuidas on Lasnamäe noored, et on need krutskid täis või? No ega need ei ole rohkem krutskid täis kui Rõuge noored. Et noored on noored, tore on. Aga on sul nüüd juba siis vene keel ka suus või? Ei ole, natukene oskan. Seda oskan öelda vene keeles, et me nüüd sulgeme ja lähme koju.
aga ei, vene keel veel eriti hästi ei tule. Aga eks vaikselt harjutan. Okei, aga soovime Rõuge TV poolt Lasnamäe noortele ka, sinule ja Lasnamäe noortele kõike head uueks aastaks. Aitäh ja kõigile Rõuge inimestele ka minu poolt siis ilusaid pühi ja veel ilusamat järgnevat aastat. Aitäh! Oli väga ilus jumalateenistus, et sellepärast saigi tuldud, et kena väike kirik, ilus koht, ilus lumine ilm ja head sõbrad. Millised mõtted jäid kirikust meelde esmajoones? Esmajoones, et minge sooja tundega koju ja pöörake enda lähedastel tähelepanu, et need olid nagu põhimõtted, mis kõlama jäid. Nii, aga mida ootate uuelt aastat? Läheks sul paremini, kui see aasta läks. Seda ootingi, et kõik läks hästi ja et sõbrad oleks olemas ja pere ja kõike kaunist uueks aastaks ja loodame sind ikka kohata siin Rõuge mail jälle. No ikka, Rõuge on ju väga ilus koht, et siia ikka leiab teie alati ja sulle ka häid pühi. Aitäh! Ja Rõuge TV häid pühi. Kus sina oma jõulud veetsid, Katja? Kodus, kus siis ikka? Aga mida sa oma jõulude ajal tegid? No mis ikka jõulude ajal tehakse? Süüakse, saadakse kingitusi. Mis on sinu lemmik jõuluroog? Kindlasti emme ja hapukapsed. Ma võin kindla, et need olid väga head. Kordame täna stuudio küsimust. Mitme kilomeetri kaugusele jääb Giidi talvepark sinu kodu juurest? Vastus postitage palun saate ajal Rõuge TV Facebooki lehele. Novembris lõppes Rõuge rahvamaja korraldatud fotokonkurss Ruutmeeter Rõuget. Konkursile laekus 41 fotot 18 autorilt. Enim hääli publikult ja žürii kõrgema hinnangu pälvis töö Rääkiv vaikus autoriks Erik Peinar. Tunnustuse leidsid veel nooremast vanusegrupist foto Jänes Põõsas, autor Keili Helekivi ja Rõuge võrgus, mille autoriks Sandra Joovin-Karu. Vanemast vanusegrupist tunnustati fotot Rõuge Kaussjärv, autor Maidu Kõolehte. Samuti Sügav kuldne, autoriks Erik Peinarit ja enne lõppu autorit Taavi Karu. Õnnitused tublidele fotograafidele. Rõuge avatud noortekeskus tunnustas detsembri lõpus tublimaid noori vahvate tiitlitega. Hea algatuse eestvedaja Remo Retsepp, aktiivne kaasaja Pait-Priidik Pettai, üllatav Anne Marten Kikas, aktiivsed osalejad Katri Kõva, Liivika Koovakene, Siret Viks, Risto Tuusis, Riho Tuusis ning Hanna-Liisa Sarik. Hea idee, Rõuge noortevolikogu noortemälumänguturniir. Palju õnne kõigile! Rõuge vallavalitsus ootab 21. jaanuariks ettepanekuid järgmistele aunimetustele. Rõuge valla elutööpreemia, Rõuge valla aukodanik, aasta kohaliku elu edendaja, aasta kultuurielu edendaja, aasta hariduselu edendaja, aasta sportlane, aasta tulevikulootus ning aasta tegu. Rõuge valla tunnustamise avaldamise kord ja kriteeriumid on kättesaadavad valla kodulehel. Põhjendatud kirjalikke ettepanekuid oodatakse 21. jaanuariks Rõuge valla kantseleisse või elektroonselt vald@rauge.ee mailile. Järgmiseks vaatame, kuidas saabus uus aasta Rõugesse ja mis soovidega aastat alustati. Mida soovite uuelt aastat? Kõike head ja paremat Rõugele. Et kõigil läheks ikka ilmas hästi. Et kõigi. Kõike paremat. Sama rõõmust ilusat aastat ja oleks veel rohkem ilusaid päevi, nagu on olnud varem. Kõik meie rõõmud ja ootused, sama soovid ja lootused. Uue aasta sees, las täituva siis kõik need. Tule säras valgus lööb, nüüd kogu taevas õige aeg on peagi käes. Ma kõigile teie
Millised on lootused uueks aastaks? Lootused. Vähem tööd, turvalist keskkonda. Millised oleks teie isiklikud lubadused uueks aastaks? Siis, kui oleks vaja abi alati. Muuta Rõuge paremaks. Parim on ees, aasta vanemana tunneb su meel. Sinust algavad uued ideed, uued jäljed viivad kaugele. Kõik meie Ja mida soovite Rõuge TV vaatajatele? Kõike head ja paremat. Rõuge TV vaatajale ma sooviks uuel aastal edukat hooaega just vaatamise osas, et olge tublid ja vaadake edaspidigi Rõuge TV. Soovin, et oleks Rõuge veel ilusam, nagu ta on olnud, ja palju noori Rõugesse. Et oleksid kõik hästi rõõmsad, kõige rõõmsamad ja et kõik oleks ikka fun, alati fun. Kui turvaliselt on läinud uue aasta esimesed minutid? Rõuge rahvale minu arust küll väga turvaliselt, et momendil nagu näha on, siis rahvas on rõõmus, raketid veel isegi lendavad. kogu päevas õige aegu peagi käes, ma kõigile teile soovin head uut aastat. Sinu uue aasta vastuvõtmised? Mina ei võtnud uut aastat üldse vastu Rõuges ja ma pole seda kunagi teinud, pean tunnistama. Aga minu aastavahetus oli tore, pauku sai, süüa sai, nii et ma ei kurda. Tantsida ka sai ikka või? Jaa. No siis on hästi. 18. jaanuaril algusega kell 19.00 toimub Rõuge noortekeskuses Jaanipebu kitarrikooli kontserttutvustus. Oodatud on kõik muusikahuvilised, juhendajad Indrek Hunt ja Ive Ruusamäe. 28. jaanuaril algusega kell 17.00 toimub Rõuge rahvamäes personaaltreeneri ja toitumisspetsialisti Kristi Toombalu loeng tervisliku eluviisi saladus. Veebruaris toimuvast. 8. veebruaril toimuvad Giidil Võrumaa lahtised meistrivõistlused lumelaua slopestyle'is ja juunioride Eesti meistrivõistluste esimene etapp. Samal päeval on ka peoõhtu Rõuge rahvamajas, kus tervitatakse maoaastat. 9. veebruaril on kõik oodatud Rõuge Suurjärve jääle, kus korraldatakse järjekordne kalapüügivõistlus Rõuge Purakas. Samal päeval on kavas sõiduautode jäärajasõit 3 kandi karikas 3. etapp Nursis. Kui ilmastik lubab, leiab 9. veebruaril Rõuge jääväljakul aset rahvusvaheline jäähokiturniir. Rõuge jääväljak on uisutajatele avatud. Olime meiegi oma kaameraga avamispäeval kohal. Täna esimene päev siin Rõuge jääl. Kuidas siis Rõuge hokimees Meit Krossmann täna ennast tunneb? Enesetunne on super, lihtsalt suurepärane. Kõik on suurepärane. Enesetunne on suurepärane, fantastiline. Kuidas uisuoskus on säilinud selle pika ilma jääta oldud ajaga? No eks ta nagu rattasõit on, et kui ühe korra juba selgeks õpid, et siis enam ei unune. Millised siis eesmärgid on tänavuseks hokihooajaks? Eesmärgid on oma puur tühi hoida ja vastase puur täis visata palle, litreid. Igal juhul on alles hooaeg ees ja mitu kuud on veel võimalus siis siin seda uisu ja hoki asja ajada Rõuges. No märtsikuus kindlasti veel, et märtsikuus on mingid võistlused veel tulemas, et kindlasti märtsikuus. Parim! Fännid,
mis sa tahaksid öelda oma fännidele? Fännidele või? Tulge rohkem kaasa elama, et meil on küll oma fännid olemas, aga tihtipeale ainult Facebookis ja tulge reaalselt mängu vaatama ja uisud jalga ja mängima. Nii et tahad tulla ka äkki hokiklubi liikmeks, mõtled juba ma hoiaks veel natukene oma ilusat naeratust. Nii ilus kui see on veel, aga 110 kilo, et alguses mõtlesin, et äkki kukub läbi, aga õnneks ei ole kuskile siit läbi kukkuda. Aga kas sa kahetsed ka nüüd peale tänast, et oleks võinud juba varem teha? Ei kahetse, neid tegevusi on igasuguseid, mida tuli teha. Väga kõva sõna on see, et Rõugasse selline lisaboonus on. Ei ole vist neid Eestimaal neid kohti väga palju suurtest linnadest eemal on. Et teha selline natuke teistmoodi asi ja inimeste mõttemaailma laiendada, et ei ole ainult suusatamine. Tere David, rõõm näha sind siin Rõuge hokiväljakul. Räägi, kuidas sa siia sattunud oled? Minu ämmi elab siin Rõuges ja väga tihti käinud siin jääplats. Esimest kord on esimest päeva. Ma olen siin ka ja 2 aastat ennem kui see ma rääkisin hoki terviskultuur on vaja siin Rõuges ja hakkama mängima kõik koos. David, sina oled pärit Kanadast. Et räägi, kuidas on siia tulla sellise ühiskonda, kus hokit üldse nagu ei ole peaaegu? Hoki on Vene aeg on päris hea mäng. Näiteks Jõgeva. Ma elan Põltsamaa praegu, aga mängib hoki koos Jõgeva meeskond ja neil on päris hokimängijad. Eestlased ja ei ole nii, et 0 on. Paistab, et on. Mis sa arvad, mis nipiga võiks rohkem rahvast saada hokit mängima? Praegu on mõni rahvast on väga hea hoki mängida. Eesti naabrid on kõik hoki rahvast. Venemaal, Lätis, Soomes, Rootsis ja ka Eestis ei ole. Aga miks ei ole? Hakkame mängima. Vahet ei ole, kas hea on halb või hea, jookimehed on ikka tasemel. Et kuidas tänane mäng on sujunud muidu? Väga raskelt esimene hooaja mäng ei jõua. Aga kuidas räägi üldse sellest jää tegemist? Kui pikk protsess see oli? Palju pidi vaeva nägema? Ma arvan, et üle 3 nädala tegime seda ja 180 tonni kõigepealt vett peale tuua ja siis 21 korda sileda vett teha veel. Et tunduvalt rohkem kui eelmine aasta. Et 9. veebruar on rahvusvaheline turniir, kus osalevad Soome võistkond, Läti võistkond, Kesk-Eestis Tartu ja meie. Ja järgmine on veel suurem asi, on üle vabariiklik jõudi meistrivõistluste finaalturniir 1, 2 ja 3 märts. Liivik, kas sa oled ka juba ära proovinud jääväljaku libeduse? Olen küll ja päris libe on. Nii et on hea uisutada? Jaa, on küll hea uisutada. Ma olen ka selle poolt, et on väga mõnus uisutada. Nii, igatahes läheme edasi. Möödunud laupäeval osales hokiklubi Rõuge Snaiprid Viljandis Eestimaa talimängude jäähoki eelturniiril, esindades Võrumaad. Viljandi koondise vastu mäng kaotati 13-0 ja edasipääsu ei tagatud. Loodetavasti oli tegemist hea õppetunniga edaspidiseks. Tuletame meelde Rõuge jääväljaku lahtiolekuajad. Esmaspäeval ja kolmapäeval on võimalik uisutada kella 15.30 kuni 19.00. Kella 19.00 algab jäähokitreening. Laupäeval saab jääle kella 11.14. Kella 14.16 on väljak jäähokitreeningute päralt. Pühapäeval on vaba jää kella 12.16. Pange tähele, et väljaku lahtioleku aeg sõltub ilmastikuoludest.
Naiste ja tüdrukute korvpallitrenn ootab juurde huvilisi. Trenn toimub Rõuge kooli spordisaalis kolmapäeviti kella 18-19. Juhendab Toomas Raju. Igal laupäeval viib buss huvilised Haanjasse suusatama. Buss väljub kell 10.00 Rõuge korrusmajade parklast ja 10.05 Rõuge koolimaja juurest. Kohapeal ollakse 2 tundi. Bussisõit on kõigile tasuta. Suusabuss toimub projekti Tervist edendav kogukond raames ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Juba sel laupäeval toimub Rõuges saali jalgpalliturniir Rõuge Cup. Omaniku leiavad uhked karikad. Osaleb 10 meeskonda, sealhulgas ka 2 Rõuge tiimi. Mängud algavad kell 10. Tule ela kaasa. Küsime viimast korda stuudioküsimust. Mitme kilomeetri kaugusele jääb Giidi talvepark sinu kodu juurest? Vastus postitage palun Rõuge TV Facebooki lehele. Vastajate vahel läheb loosi Giidi talvepargi suusamäe piletid. Nüüd aga põnevama teema juurde. Kohe algab kodukoha kampaania auhindade loosimine. Ja annamegi sõna siis Jaanusele. Oleme tagasi siin auhinnaloa juures ja kohe-kohe läheb loosimiseks. Kodukoha kampaania auhinnad on siin ootamas. Et meil on siin laual korv, kus on sees ümbrikud, sellised vahvad ümbrikud, kus on siis Rõuge valla vapka peal ja Trehvami Rõuge on selline hüüdlause, siin tagapool pole ka midagi, et siin sedeli peal on siis nimi kirjas, mis on ilusti ümbriku sees ja esimesena me loosime siis välja auhinnapaketi eelmisel aastal sündinud ja sisse kirjutatud laste vahel ehk vanuserühm 0–6 aastat. Ja nende vahel läheb siis loosi selline auhinnapakett, kuhu kuulub fotosessioon Grete Rõõmu fotostuudios Rõuges. Siis on veel olemas aasta õppemaks Rõuge lasteaias, mis makstakse siis Rõuge vallavalitsuse poolt. Samuti on siin plokk Seitsmejärvemaa vett ja lausa 5 kalendrit, et aasta on veel noored, kalendrid kuluvad kindlasti ära. Ja me võtame need ümbrikud siit ilusti korvisest välja ja ütlen veel, et siin korvis on selles vanuserühmas kokku 37 nime. Segame nad ilusti ära ja fortuunaks on meil vallavanem isiklikult ja siis vaatame, kellele see loosiõnn meil siin naeratab kõige paremini. No loodetavasti on ümbrikud kõik hästi. Kuidas tunne on? Esimene loos on kohe tulemas. Väike ärevus on hinges. Aga jõudu siis selles töös ja võtame selle esimese ümbriku siit välja ja vaatame, kes siis saab selle esimese auhinnapaketi. Ja võitjaks on Katariin Vene, 4-aastane. Palju õnne! 4-aastane ja elab Rõuge alevikus. Ja võt selline vahva auhinnapakett siis läheb Katariinile ja võtame nüüd need ümbrikud siit laua pealt eest, et teha ruumi järgmisele grupile. Ja see grupp on siis 7–26 aastased, kes eelmisel aastal Rõuge valda ennast sisse kirjutasid või siia elama asusid. Ja ajame need ümbrikud samamoodi siin täitsa sassi. Ja auhindadest loomulikult räägime. Tiit näitab siin ilusti vahvad tahvelarvutid, iPadi, mis on loomulikult Wi-Fi ühendusega 16 gigabaiti ja noorte seas väga-väga populaarne. Ja ütleks, et need auhinnad on tõesti väärikad ja ma julgen ka välja käia selle numbri, et see auhind on kusagil 500 euro kanti, et see on päris kallis asi. Ja lisaks muidugi siis Rõuge kalendrit ja Seitsmejärvemaa vesi. Ja loosikorvis oli siis selle vanuserühma nimesid 26 tükki. Ja vaatame siis, kes on järgmise auhinnapaketi võitja. Ja ümbrik on olemas ja siit seest tuleb välja nimi. Eva-Johanna Lepikov. Elab Tilgu külas. Palju õnne! Eva-Johanna on saanud vahva iPadi omanikuks ja julgen öelda ka tema vanused on 15-aastane, just paras selline tahvelarvuti endal
et kodus oleks. Ja meil on veel järel see vahva telekas, mis läheb kohe-kohe loosi ja viimane grupp, mis on nüüd siis kõige suurem grupp, kus oli lausa 41 sedelit ja on siiamaani ja neil kõigil 41 on veel hetkel võiduvõimalus. Kõigil on veel võiduvõimalus, kes on registreerinud Rõuge valda eelmisel aastal. Ajame ka need ilusasti siia segamini laua peale ja vaatame, kes saab selle uhke LCD teleri omanikuks. Full HD 100 Hz ja nii edasi, 32-tolline Philipsi televiisor kuulub. Võitja on Mati Võsu, 32-aastane ja elab Tealase külas. Nii, palju õnne kõigile võitjatele. Tõesti oli päris pingeline loosimine, aga võitjad on kõik selgunud ja veel kord palju õnne, aga lõpetuseks annan sõna veel vallavanemale. Ma tahan seda öelda, et selle loosimisega kohe kindlasti kodukoha kampaania mulle meeldib Rõuges ei lõppenud, et selle kampaaniaga me jätkume ja me kuulutame kevadel välja uued auhinnad ja kindlasti nagu ootame Rõuge valda jätkuvalt uusi elanikke ja lõpetuseks ma tahangi tänada kõiki neid inimesi, kes on valinud oma elukohaks Rõuge valla. See, et Rõuge valla elanike arv tõusis, näitab seda, et vallas on tehtud läbi aegade õigeid otsuseid, ehk siis on panustatud õigetesse kohtadesse raha ja jõudu. Ja samamoodi paneb ka see meile sellise vastutuse, et me ei tohi rihma lõdvaks lasta, et me peame jätkama valla arendamist, et inimestel oleks siin hea elada. Ja veel kõige lõpetuseks tahan ma tänada seda kampaania meeskonda, kes seda kampaaniat vedasid, ideid välja genereerisid ja et selles mõttes, et tublid olite, et Karel Saarna, Viivika Nagel, Jaanus Mark, Kerli Kõiv ja Martin Mark. Aitäh teile kõik kogu valla nimel. Aitäh ilusate sõnade eest ja loodame siis, et järgmine aasta tuleb veel rohkem elanikke Rõuge valda. Aga loosimine on meil veel ees ja nimelt stuudioküsimusele vastanute vahel ja selle viivad läbi juba Katri ja Liivika. Nii et palun, olge head, läheme järgmise loosimise juurde. Aitäh! Ja palju-palju õnne meie Rõuge TV poolt ka kõigidele võitjatele. Aga nüüd me siis pöördume enda stuudioküsimuse juurde ja tänane stuudioküsimus oli lihtne. Valesid vastuseid pole ja kõik vastanud osalevad loosimises. Tarvis oli nimetada, mitu kilomeetrit jääb oma kodust Giidi talvepargini, kus asub vahva tõstukiga suusamägi. Auhinna, milleks on suusamäe pilet 3, pani välja kes muu kui Giidi talvepark. Aga nüüd siis loosime, segame. Ja Fortuna on siis meie saatejuht Liivika, et segame siis kätedest läbi. Ja Liivika, palun siis võtta kellegi nimi. Ja selleks võitjaks oli Õnne Rindmaa. Ning Õnnele siis ja selle vautšeri saab siis kätte Rõuge noortekeskusest. Palju õnne võitjale, kes saab siis 2 kaaslast kaasa võtta ja Giidile mäe suusatama või lumelauaga sõitma minna. Võidetud auhinna saab kätte Rõuge noortekeskusest. Sellega on meie tänane saade lõppenud. Aitäh vaatamast! Kõike head!